Head vaatajad, algab telesaade Spordiakadeemia. Tere õhtust, head spordisõbrad! Me tervitame teid siit Spordiakadeemia stuudiost ja kutsume teid järgnevaks tunniks ajaks teleri ette, et osa saada Spordiakadeemia saatest, mis on Tallinna Televisiooni eetris igal esmaspäeval algusega kell 21.30. See on saade, mis toob siia stuudiosse spordisõpradest koosneva stuudiopubliku, see on saade, mis toob siia uued põnevad saatekülalised igal esmaspäeval ja loomulikult ka palju põnevaid teemasid. Selle nädala peateemaks on vaieldamatult Sotši taliolümpiamängud, sellepärast et just sel nädalal täitub paljude spordisõprade unistus, algavad taas olümpiamängud. Kui avamistseremoonia on teatavasti reedel kell 6 õhtul, siis osad sportlased alustavad juba neljapäeval oma sportlase etteasteid. Aga meie oma tänase saatega saame kohe alustada, sest et saates on teemasid veel. Täna saates. Kahevõistlejad ja laskesuusatajad on võtnud eesmärgiks jõuda Sotši taliolümpial 20 parema hulka. Tartu Ülikool Rocki ja PC Kalev Cramo suur vastasseis näitas, et Rock on tänase seisuga Eesti parim korvpallimeeskond. Tuntud näitleja Elina Pähklimägi õpib Nõmme terviserajal suusatamise uisutehnikat, õpetajaks vabatehnikale spetsialiseerunud Andres Kollo. 50-aastaseks saanud Eesti spordimuuseumis on hoiul ligi 138 000 museaali. Prantsuse teivashüppaja Renaud Lavillenie püstitas uue rahvusrekordi 6.08 ning polnud kaugel ka legendaarse Sergei Bubka maailmarekordist. Maailma üks parimaid korvpallureid Tony Parker ei oska vabaviskeid visata. Nii et sellised põnevad teemad on täna tulemas, aga nüüd head vaatajad on mul suur au esitleda teile tänase saate külalisi. Need on erinevate spordialade esindajad. Kahevõistlust esindab meil üks mees, keda on mul hea meel stuudios tervitada. Ta võitis 1988. aasta Calgary taliolümpiamängudelt pronksmedali kahevõistluses. Albertvilli taliolümpialt on tal ette näidata 6. koht ja Lillehammeri taliolümpialt meeskonnavõistluse 4. koht. See on mees, tänu kellele armastasid eestlased omal ajal kahevõistlust ja teavad une pealt öelda, kes on sellised mehed nagu Klaus Sulzenbacher, Fabrice Guy, Venad Eldenid või näiteks Kenjiro Ogivara. Tere õhtust, Alar Levandi! Tere! Meil on hea meel tervitada stuudios ka meest, kes kuulus 2002. aastal Salt Lake City taliolümpial Eesti murdmaasuusatamise koondisesse. Aastal 1999 saavutas ta maailmakarikal 2. koha sprinditeates. On mitmekordne Eesti meister nii murdmaasuusatamises kui ka pange tähele mitmekordne Eesti tünnisõidumeister. Tere õhtust, Paavo Raudsepp! Tere õhtust! Paavo, mis asi see tünnisõit on selline? See on siuke tünn, kus vanasti pandi kapsaid talveks vist ja siuke suur, kus siis minusugune tünn ka mahub täna sinna sisse ja veel suurematki tünnid mahuvad sisse. Teema on nagu see, et sa pead kogu aeg sellega vee peal olema ja ümber ei tohi minna, et see kõige raskem asi ongi seal mitte ümber minemine. Aga hea info sul. Selge aplaus, Paavo Raudsepp. Igal juhul ka laskesuusatamine on tänases saates esindatud. Meil on hea meel tervitada stuudios meest, kes on olnud Eesti laskesuusatamise koondise peatreener ja on täna Eesti laskesuusatamise föderatsiooni peasekretär. Samuti Rahvusvahelise laskesuusatamise föderatsiooni tehniline delegaat ehk teisisõnu mees, kes teab kõike Sotši taliolümpia suusaradadest. Tere õhtust, Kristjan Oja! Tere õhtust! Aga ennem kui me alustame siit juttu meie tänaste saatekülalistega, on aeg kuvada siia ekraanile nende sportlaste nimed, kes esindavad Eestit Sotši taliolümpial. Võtame kõigepealt ette siis laskesuusatajad. Eestit läheb esindama 9 sportlast: Kadri Lehtla, Darja Jurlova, Grete Kaim, Johanna Talihärm, Indrek Tobreluts, Kauri Kõiv, Roland Lessing, Daniil Stepchenko ja Kalev Ermits. Ning Kristjan Oja, kas võib öelda, et meie iseloomustavaks sõnaks võiks olla selline kogemustega mehed ja ütleme noored naised, sellepärast et kui me vaatame, Indrek Tobreluts on 37-aastane, Lessing 35-aastane, Kauri Kõiv 30-aastane ja on sellised kogenud sportlased juba olümpiakogemusega. Indrek Tobreluts lausa 5 korda käinud juba olümpial ja siin samas Darja Jurlova näiteks on ju teatavasti näiteks 21-aastane kahekordne maailmameister, Grete Kaim tulnud noorte maailmameistriks, aga alles 20-aastane, nii et siin on ikkagi üsnagi noor seltskond. Jah, meil on tasakaalus, et meil on 4 sportlast, kellel on kotitäis kogemusi ja 5 sportlast, kes siis debüteerivad ja kelle parimad spordiaastad on kindlasti ees veel.
No Kadri Lehtla 28-aastane ja Kadri Lehtlal parim MK-sarja tulemus 18. koht aastast 2012 Kontiolahti 10 kilomeetrit. Kas Kadri võiks siin midagi sarnast sõita ka olümpial välja? No selle parima koha ta sõitis see aasta juba Östersundis üle 15. koht ja olümpia on selline võistlus, kus on kõik võimalik. Et nii Kadri puhul kui ka teiste, ka meie kogenud mehed, ma arvan, selline 15-20 juures koht on neil täitsa kondikohane. No Kauri Kõiv teatavasti sõitis MK-sarjas lausa 6. koha välja. Kas Kauri on heas vormis, on loota, et see mees võiks üllatada olümpial? Jah, see 6 aega tagasi ta selle koha välja sõitis ja jaanuarikuus ka nüüd keskmäestiku laagrist tulles ta tunneb ennast väga hästi ja praegu sportlaste tervislik seisund ja enesetunne väga hea, et loodame kõige paremat. Aga kuvame siia ekraanile nüüd murdmaasuusatajad. Murdmaasuusatajatest osalevad siis Triin Ojaste, Aivar Rehemaa, Peeter Kümmel, Karel Tammjärv, Algo Kärp, Raido Ränkel ja Siim Sellis. Ja no kui hakata mõtlema, kes nendest võiksid siis suuri tulemusi teha, siis kindlasti Aivar Rehemaa nimi käib läbi. Paavo Raudsepp, kas Aivar Rehemaalt on oodata olümpial? Näiteks ta on ette näidata ju eelmise aasta MM-ilt 7. koht 15 kilomeetri vabatehnikas. Kas on lootust, et Aivar võiks üllatada olümpial? Ja Aivar võib üllatada, et Aivaril on ka olnud vabad käed, et valmistuda olümpiamängudeks ja et ta ei pea siis seda hooaja algset pikka võistlusperioodi nagu ette võtma ja ta saab suht palju keskenduda selleks olümpiaks, aga ma usun, et teistel meestel on ka seal võimalust, et murdmaasuusatajatel on ka kindlasti palju raskem mingisuguseid üllatussõite teha, et seal see vastutuul või märki tabamine või mingid muud asjad, et need ei saa seda tulemust siis kas oluliselt paremaks või kehvemaks mõjutada. Ma arvan, et lähevad oma tavalist sõitu tegema sinna. Kui vaadata neid distantse, mida Aivar Rehemaa peaks sõitma, siis seal on teatavasti meeste suusavahetusega sõit, meeste 15 kilomeetrit klassikat, on meeste 50 kilomeetrit massistardist vabastiilis. Ma arvan, et see suusavahetusega sõit võiks olla järgmisel pühapäeval juba 9. veebruaril üks, mida väga põnevusega võiks vaadata. No Aivaril niisugused asjad nagu sobivad minu teada, et on piisavalt osav ka suusavahetuses ja kõikides muudes, mis siis nagu ei puuta otseselt suusatamisse, et see võiks olla tema üks koht, aga ei tea, et kuidas see vorm nagu on, et siin nagu talve alguses, ütleme detsembrikuu võistlustel oleks oodan nagu vähekene teravamaid sõite, et üks ähvatus küll oli, aga loodetavasti on tähtis ei olegi need maailmakarikad, mis sa seal teed, et keskendu olümpiale ja see on nagu põhiline, et olümpial tulemus ära tuleb. No Triin Ojaste on teatavasti siis Vancouveris sõitnud välja 37. koha klassikasprindis ja maailmameistrivõistlustel Oslos 34. koht vabatehnikaspringis. Võiks oodata, et ta siis jõuab 30 hulka, see oleks, ma arvan, Triinul juba kordaminek, aga Peeter Kümmel samas on ju täna juba 31-aastane ja mees, kes on siis jõudnud MK-sarjast tänavu 3 korral 30 hulka, on olnud ühe korra 14, ühe korra 16, ühe korra 29. Lisaks on tal ka olümpiakogemus Torinost 38. koht ette näidata, Vancouverist lausa 14. koht klassikaspringis, nii et Peeter Kümmel on Eesti koondise üks liidreid, midagi pole teha. Ja ei, nende maailmakarika viimaste esituste poole pealt küll kindlasti on ta, nagu mina ootan temalt kõige paremat tulemust ja ta on kõige stabiilsemalt olnud ja ma oleks nagu kaunis pettunud juhul, kui ta sellest poolfinaalist välja jääks, et A-finaali eespool on kindlasti nagu väikene üllatus minu jaoks, aga kui ta poolfinaalist välja jääks, siis oleks minul natukene nagu kurb. Aga vaatame üle ka teised spordialad, võtame ette näiteks mäesuusatamise. Eesti saadab välja ka 2 mäesuusatajat, Triin Tobi ja Warren Cummings-Smith. 2013. aastal tegi teatavasti see eestlane Warren Cummings-Smith Eesti mäesuusatamise ajalugu, kui võitis esimese Eesti mehena Rootsis peetud FIS-võistlusel suurslaalomis. Nii et saame näha, mida ta suudab olümpial. No Triin Tobi kohta väga palju ei oska midagi informatsiooni anda. Enamus ajast on ta võistelnud eelmisel hooajal Soomes ja Rootsis. Aga iluuisutamine ette võtta, siis siin me näeme, et Eestit esindavad Jelena Glebova naiste üksiksõidus ja Viktor Romanenkov meeste üksiksõidus. Ja tegelikult ma usun, et paljud on nõus, et Jelena Glebovale on pandud väga suured pinged peale, sellepärast, et teda nimetatakse meedias juba aegsasti ka Eesti koondise esiliidriks ja kui vaadata tema tulemusi Euroopa meistrivõistlustel karjääri parim esinemine 7. koht ja tegelikult Vancouveri olümpial 21. koht. Allar Levandi, kas Annaga on juttu olnud, et mis kohta Anna ennustab Jelena Glebovale? Ei ole. Ma võin ennustuskeskkonnas töötajana võin öelda, et tõesti tal on kõige paremad šansid, kõige paremad
aga seda tasub siis vaadata sealt järgi. Aga võtame siit ette suusahüppajad. Kindlasti meie suusahüppajatest Kaarel Nurmsalu ja Siim-Tanel Semmelselg on need mehed, kes võiksid tegelikult 11 korda saata, sellepärast et Nurmsalu tegi ka nädalavahetusel ühe tormihoiatuse, kui oli suusahüppete MK-sarjas Saksamaal Villingenis avavooru järel koguni 13. kohal. Okei, esimese hüppe tegi ta siis 133,5 meetrit ja teine oli 126,5 ja langes siis lõpuks 27. kohal, aga Paavo Raudsepp on kindlasti nõus, et naabrimees Kaarel Nurmsalu võiks olla küll nende nimede hulgas, kes suudab mingisuguse, no kas miks mitte 20. koha ära küll tuua? No minu jaoks on tere Kaarel, kus sa oled, näed sa mind. Et Kaarel, ma ei ütle sulle midagi, sa pane nüüd telekas kinni, aga teistele ma ütlen, et kui kõige suuremat mingisugust üllatuspauku võiks tulla, siis suure tõenäosusega on see mul naabrimees, et sellel öösel või päeval või pikemat aega me nagu ei maga, et küll ma nagu hoian seda silma peal, et Kaarli hüppevorm on sellel aastal vähe kehvem olnud, et tavaliselt kui see need kõvad lumed on olnud, siis ta nende Moonika aegadel on ikka mäekatuselt lund lükanud ja ise ka siis mäekatuselt alla hüppanud, et see aasta ei ole ta mäekatuselt alla hüppanud, et võib-olla ongi tulemus kehvem olnud, loodetavasti tuleb nüüd lund ja saab enne olümpiat veel mäekatuselt alla hüppanud. Alar Levandi, mis vormis on Kaarel Nurmsalu? Ma ei tea, Tobi Sarparantavast, tema treener teab kõige paremini seda. Ma vaatasin seda võistlust ise ja võib-olla ongi ebastabiilne, et esimene hüppe oli ilus, teine oli täiesti sihuke väga keskpärane, nii, aga see, et ta juba peale esimest hüppet 13 oli, see on hea, ehk siis et nõustun sellega, et ta võib olla võimeline üllatama. Et isa ütles, et siit tuleb. Siit tuleb. Rõõm kuulda. Igal juhul võtame ette ka kahevõistlejate koondise. Kahevõistlejatest esindavad Eestit Sotšis siis Kristjan Ilves, Hann-Hendrik Piho ja Karl-August Tiirma. Alar Levandi omaaegne Eesti selline lemmikspordiala, siis kui Alar Levandi veel sellega tegeles, kui Ago Markvart sellega tegeles, on nüüd jõudnud sellesse seisu, et meil nagu medalilootust ei ole, aga millise koha me võiksime loota nendelt poistelt, et nad ära toovad? Nojah, nende poiste juures ma arvan on pisut kohatu rääkida isegi kohast, et ikkagi juuniorid veel aga samas, kui sa oled juba spordis ja vähemalt tippspordile andnud, siis ei saa sellest ka nagu mööda ega üle. Et üks poiss 20 sisse ja ülejäänud 30 sisse, et olümpial on vähem võistlejaid kui maailmakarikas, et see tõenäosus on suurem seal saavutada selline kohad. Samas me saadame olümpiale ühe hämmastava kuju, Kristjan Ilvese, kes on tegelikult, kas me võime öelda, et üks tõeline talent, et selline 17-aastane noor mees, kes juba täna võib öelda, et kui tal areng edasi läheb niimoodi, siis meil on võib-olla 4 aasta pärast olümpiavõitja olemas. Sama saab öelda ka, et Eesti tallespordis on ju Kelly Sildaru on samasugune talent. Samasugune talent. Ja Raul Rebane on lahanud seda talendi poliitikat vähe lähemalt siin ka ja põhimõtteliselt peaks 24 aasta tagant tulema järgmine medal, et kui arvestada meie statistikat, aga tõesti Kristjan on hea, ei saa öelda, et need teised poisid kehvemad on ja aeg näitab, kes siis mis kohaselt saavutab, et töö ja rutiinne töö on see tegelikult, mis viib su siis nagu tippu. Ja tegelikult selle rutiinse töö juurest edasi minnes, siis Paavo Raudsepp on kindlasti minuga nõus, et tegelikult kui me vaatame täna neid olümpiavõitjaid, kes on üldse olümpiavõitjaks tulnud, siis seal üllatus, eks õnnefaktor ja kõik see on omaette teema, aga tegelikult selleks, et saada medal, selleks tuleb ikkagi näidata seda tulemust ikkagi varem, et sa pead näitama siin hooaja läbi häid tulemusi ja siis lähed olümpiale, teed oma tavalise hüppe ära ja sa saad sinna esimeste kohtade lähedale. Et see ei ole nii, et sa nüüd oled olnud terve hooaja 40 ja siis järsku tuled saad esikoha. No laskesuusatamises ja kahevõistluses on see teoreetiline võimalus olemas ja hüppamis. Murdmaasuusatamises ma väga seda nii suurt tõusu nagu ei näe, et see, et kui saad 20 ja võid pärast poole võita, see on veel võimalik, aga et 60-ndalt esimeseks tõusta, ma ei tea, kas suusatamises sihukest asja üldse on olnudki. Hannu Mannin võitis teatavasti 4 aastat järjest MK-sarja ja siis on loogiline, et ta tuleb ka maailmameistriks olümpiavõitjaks. Et tegelikult Hannu Mannin on üks nendest näidetest, et kui me tahame, et meil oleks nagu olümpialootus, kes tooks medali, siis see eeldab ikkagi seda, et ta oleks ikkagi ka näidanud varem neid tulemusi. Hannu Mannin jõudis poodiumile 90 korral ja sealhulgas võitis 48 etappi. Et kui meil oleks selline sportlane, siis me võiksime siin täna rääkida küll kuldmedali lootusest. Jah, et see tõenäosusteooria räägib tõesti samamoodi, et kui sa ennem pole juba olnud seal lähedalgi, et siis nagu see teoreetiline võimalus kukub ka ära, et muidu on vähemalt mingi
lootus ja unistus, aga siis kukub see ka ära tegelikult, et tegelikult peaks ikkagi vaatama reaalselt, et sportlased, kes lähevad võitma, peavad ikkagi olema selleks juba nagu eelnevalt valmis, et päris nii ei ole, et täna ärkasin ja homme võidan. Meedias ilmusid artiklid, et pikkurid tegid pihodel ära, et tegelikult see päris nii vist ei ole. No jah, iga sõna, mis siit tuleb, siis hakkab ju... Siis pannakse kirja. Aga eks see sport ongi oma olemuselt julm ja kes oleks seda oodanud. Alustame sellest, kes oleks oodanud, et keegi ju statuutides ei loe alumisi ridu. Nii nagu ei loeta ka laenulepingutes alumisi ridu. Ja seal oli just tõesti see, et korraldaja maa peab saama välja pandud oma meeskonna ja Venemaal oli kvalifitseerunud selleks ajaks üks poiss ainult ja neil oli õigus panna meeskond välja järelikult läks siis ülejäänud osavõtjatega vähe lappama ja tuli kiiresti teha, nii et nii see on, jah. Aga sellist, et pikkurid pihodel ära tegid, seda ei ole tegelikult? Noh, siin võib igast asju rääkida. Noh, tegelikult ei ole, et kuna Roomet ka selle alakomitee peale viitas, siis noh, me oleme ju jälginud ka, mis toimub ja selgiselt on kahju. Noh, ega siis keegi ju pahatahtlikult neid ei tee, aga kui sul on valida, siis pead mingi valiku tegema. No Pikkurid ütlesid, et tegelikult ega valik oli tõesti väga raske ja samas juhul, kui oleks ka läinud otsustamiseks, et kas Kail saab või ei saa, siis oleks tõenäoliselt valitud ikkagi Hann Hendriku ja Kaili vahel, et Kristjan Ilves ja Tiirma on ikkagi täna näidanud nagu paremaid hüppeid ja Kail Piho täna tõesti hüppab Otepääl 75-80 meetrit, kukub nagu vara maha, et ei ole seda hüppevormi lihtsalt, kuigi Kail Piho olen nõus, on väga sümpaatne sportlane ja väga tubli mees. Ja ma lihtsalt ütleks ka, et see ongi sport, et oma võlus ja valus ja nüüd tegelikult siit ju nähtubki nüüd see sportlase tugevus, et kuidas sa tuled sihukestest situatsioonidest välja. Et minu arust siit on nüüd, siit karastubki. Aga ma nüüd tsiteerin Mark Twaini, kui sa ei loe ajakirjandust, siis sa ei ole informeeritud, aga kui sa loed, siis oled sa valesti informeeritud. Ehk siis teisisõnu, me suudame siin täna kindlasti spordimeediast nii üht-teist paralleeli tuua sellepärast, et Paavo Raudsepp ka näiteks Ken Hinnast ütles, et suusatamise taandaregule on kaasa aidanud ajakirjanikud, et see spordimeedia kajastab üleüldse asju meil nagu natukene viltu vahest, on nii? No ma ei tea, et minu arust on nagu ajakirjanikud kirjutavad seda, mida nad tahavad kirjutada ja mida nad kirjutavad ka seda, mida nad arvavad, et see rahvale müüb, on ju, et ma tihtipeale arvan täna, mida nagu kirjutatakse eriti spordist, siis ma ei tea, kas see täna üldse müüb, et mulle meeldib hästi palju käia erinevate sportlastega siis noh, kas siis palli mängimas, jääukit mängimas, saunas või kus iganes, siis täna meil saunalavas küll, saunalava peal nii-öelda küll dopingu teemasid ei ole, küll aga igasugune see dopingu teemaline jutt kindlasti lõpuks segab sportlastel võistlemist, et kas see nüüd ajakirjandusel või seda leheväljaannete numbri müüki nüüd oluliselt tõstab, seda ma ei tea, aga sportlaste tulemusele tegelikult on ta ikkagi häirev, et iga nurga alt ikkagi sulle nagu üritatakse ära teha. Kristjan Õe, kas on laskesuusatamises ka nii, et mõnikord ikkagi loete artikleid ja võtate kahe käega peast kinni, mõtlete, et jumal küll, mida need ajakirjanikud jälle kirjutavad? Noh, ega me teistsugused inimesed ei ole loomulikult ja ega ükski sportlane ei tee tööd selle nimel, et kuidas nagu ajakirjanikule või meeldida, eks ole. Et sportlased, tippsportlased, kes on selle tee endale ette võtnud, neil on nagu kindlad eesmärgid, eks ole, kuskile välja jõuda. Ja noh, võib-olla vahest mõni tsitaat tundub selline naljakas, et noh, sportlased kindlasti, kui nad oma tööd teevad, siis nad ennast naljameesteks ei pea. Et käib vihane andmine nii treeningutel kui võistlustel. Aga noh, eks see kõik jääb nagu käsi käes ja nii ta on. Nii see on, aga läheme Sotši taljaolümpiamängude ootuste ja eesmärkide juurde. Anname sõna Tambet Pikkorile, kes on siis kahevõistluse koondise peatreener. Otseseid eesmärke selles suhtes ei ole, et ainus eesmärk oleks olnud, kui me oleks saanud meeskonnaga peale, et seal 2-3 maale ära teha, aga individuaalselt pole niimoodi poistega otseselt rääkinud, et minu arust seal ei ole mõtet ka, et sina pead tulema 15-ndaks, sina 25-ndaks, et see paneb nagu liialt lisapingeid peale, et põhiline on, et poisid teeksid oma parimad sooritused, tehniliselt head hüpped, et siis on ainult, tuleb loota õnnele, kuidas see tuul seal hüppe jooksul puhub, et ma arvan, et siin kohti ei ole vaja üldse planeerida. No kindlasti õnnestumine oleks, kui 3-1 poiss on 20 sees. See oleks juba suurepärane.
No ma arvan, et siin, kui töö jätkub samamoodi, siis 4 aasta pärast saaksime juba seal kõrgemate kohtade pärast kaasa rääkida. Kuidas üldse selliseid eesmärke noorsportlastele seada, et kas nad peaksid pigem julgelt mõtlema või olema pigem 2 jalaga maa peal? Sisemiselt peadki julgelt mõtlema minu arust, et seagi teistmoodi. Ja küsimus on, mida sa välja ütled, et ma ei ole sellega nõus, kus Erki Nool omal ajal ütles kogu aeg, et ma lähen nüüd võitma. Ta tegi selle ära, aga suusatamises või kahevõistlus ma ei kujuta ette nüüd, et kõik need mehed, kes lähevad olümpiale, et ma lähen nüüd kogu aeg võitma. Sisemiselt lähevad nad kõik võitma ja võitlema, aga kas nüüd on mõtet ajakirjandusel seda öelda, ma ei tea, minu nägemus sellest niimoodi. Okei, noorsportlastega on asjad nii, aga vaatame, millised on laskesuusatajate eesmärgid. Anname sõnajärje selle olümpia vanameistrile Indrek Tobrelutsule. Kõik sujus plaanipäraselt, et kõik, mis nagu plaanisime teha, sai tehtud ja kogu see hooaeg on olnud ühe võistluse nimel, et kõik need maailmakarika etapid, mis seni on olnud, on täidnud sellist treeningi eesmärki ja vorm peaks liikuma üles mägeni, et ma loodan olla nädala pärast parimas hoos. Mis eesmärkidega Eesti laskesuusakoondis olümpiale läheb? Ma arvan, iga mees, kes starti läheb, tahab 20 hulka tulla. Muidugi hooaja tulemused näitavad seda, et see peaks olema selline kõikide asjaolude kokkulangemine, aga väiksemate eesmärkidega starti ei lähe. Et loomulikult me ei saa öelda, et kui me tuleme 30-ndaks, me oleme pettunud, aga jah, kõik, kes starti lähevad, ma usun, et tahavad 17. kohta üle sõita, mis on siiani meeste parim olümpiakoht, aga eks paistab, et ma arvan, et võimalused on olemas, aga jah, väga selline, ütleme, favoriitide hulka ei kuulu. Üks täpsustus tegelikult Aivo Udras oli 1994. aastal Lillehammeri taljaolümpiamängudel 16. 20 kilomeetri sõidus. Aga kui keegi selle koha üle sõidaks, Kristjan Oja, siis see oleks ju tegelikult kõva kordaminek. Nii nagu ka Indrek ütles, et see on nagu reaalne ja see on nagu eesmärk ja nii ta on, et täna 5 päeva enne esimest võistlust me saame analüüsida seda, mida me oleme nagu teinud ja nagu ka Indrek ütles, et ettevalmistus on läinud täpselt nagu nii hästi, nagu seda on nagu planeeritud, et midagi nagu ära ei ole jäänud ja laagrid on kõik toimunud ja tervis on korras, et ütleme, eeldused selleks, et sportlased oma parimad sooritused nüüd just Sotšis teevad, on olemas. Indrek Tobreluts on 37-aastane, 3 aastat sinust noorem ehk teisisõnu, te käisite koos Salt Lake City olümpial ja ma mäletan, et Veerpalu tuli tegelikult ju näiteks maailmameistriks 2009 olles 38-aastane, 2006 Torinos oli ta 35-aastane, kui ta võitis kulla, nii et tegelikult vanad mehed ruulivad, nad on võimelised ära tooma küll midagi. No ma arvan, et kui nad ei ruuliks või selles mõttes, et kui nad kehvas vormis oleks, siis nad kindlasti ei lähekski sinna tiitlivõistlusele, et selgelt nad on eluaeg treeninud ja neil on palju lihtsam minu arust nagu niisuguse mõistusega seda asja võtta, mitte lihtsalt nooruse ja ullusega sinna peale lennata. Aga vaatame, millised eesmärgid on Karl August Tiirmaa Sotši olümpiamängudel endale seadnud. Endal on eesmärgid, mõttes on paigas, aga põhieesmärk on lihtsalt enda võistlused, enda sooritused hästi ära teha, eks siis näha, mis välja tuleb, mis koht tuleb, et üle varju ei hakka hüppama. Eks natuke on veel aega ja iga päevaga saan rohkem siis valmis võistluseks ennast. Üks asi on see, et nagu saaks selle murdmavormi nagu täpselt nagu siis, et endast kõik kätte saaks rajal. Aga põhiline asi on ikkagi see, et sa oled et oleks enesekindel nagu terve mängude aja, et nüüd on nagu see aeg, kus veel saab selle natukene paremaks saada, siis enesekindlust, et hüppeid ja siis üldse. Et ei pabista ja mõtle üle igast mõttetud asjade peale. Karl August on see hooaeg on oma parimas hoos ja terve hooaeg on nagu nüüd see võistlushooaeg on kulgenud ilma suuremate tagasilöökide, et poiss on terve olnud ja
ja hüpped on vähem hästi välja tulnud, et sõit on kõvasti parem kui eelmised hooajad. Ja nüüd siin vana aasta lõpp, uue aasta algus oli nagu hüppemeel natuke tagasilöök, et ei kulgenud nii hästi enam, aga nüüd oleme siin kodus olnud ja kindlasti hüppekindlus taastub tal ja Sotšis on oma parima soos. Aga Allar Levandi omal ajal, nagu ma enne mainisin, et nimed nagu Hippolyt Kempf, Klaus Schulzenbacher, Kenji Ogiwara, vennad Eldenid, Fabrice Guy, Allar Levandi, need on kõik sellised nimed, mida eestlased teavad une pealt, et ehk siis teisel, mida ma öelda tahan, omal ajal oli kahevõistlus eestlastel selline ala, mida kõik jumaldasid, kõik armastasid. Täna on seis ikkagi selline, et me ei ole seda järgmist arengut ei ole tulnud, et noorte pealt ei ole tulnud praegu sellist talenti veel. Samas oluline märksõna vist on ka see, et näiteks Allar Levandi ise oli ju aastal 1989-90 Schulzenbacheri järel MK-sarjas üldse teine mees, ehk sa suutsid viia ka oma selline tulemuste keskmise nii tugevaks, et see hüpete keskmine oli nii tugev, et sa lihtsalt suutsidki sealt juba midagi arendada. Et see on tegelikult oluline märksõna. Mina isiklikult, minu isiklik asi, mina pean üleüldse maailmakarika üldkohta tugevamaks saavutuseks kui olümpiamedalit. Kuigi prestiiži mõttes on üks on suurem kui teine, aga üks näitab stabiilsust ja keskmist, nagu sa ütlesid, on ju. Teine näitab üheks hetkeks kokkuvõtmist. Kellele sobib üks, kellele teine. Nii et mulle endale tundus see hooaeg, kus ma olin teine, oli minu parim. Kui ma panen rankingusse, siis ta on mul number 1. Nii see on, aga vaatame, kuidas oma hetkevormi ja oma tulemusi Sotši olümpial spekuleeris Kauri Kõiv, kes siis teatavasti on võib-olla kõige suuremate ootustega sinna minemas, sellepärast, et tal on ikkagi MK-sarjas ette näidata 6. koht. Laager, ma arvan, läks igati korda, et väga head ilmad olid ja sai piisavalt palju treenitud, et ma arvan, senise karjääri üks kõvemaid jaanuarikuid tuli, et numbrilistes näitajates on kõik nagu väga hea, aga eks see lõplik see selgub nädala pärast Sotšis. Mis eesmärkidega Eesti laskesuusakoondis läheb? Kindlasti on eesmärgid kõrged sportlastel, et ma ei oska nagu kohaliselt niiviisi välja tuua, aga ma arvan, kõrged. Võib-olla sellist mingit kindlat kohta ei olegi, et pikka aega, siin 20 aastat on see Aivo Udrase Lillehammeri olümpia 16. koht olnud nagu eesmärgiks, et võib-olla see oleks suhteliselt reaalne verstapost, mida ületada. Kristjan Oja, kas Kauri Kõiv toob meile esikümne koha ära? Ennustada üliraske, et... Aga vorm lubab seda, sest et nagu te ütlesid, numbrilised näitajad, kõik on super, et trenni on kõvasti tehtud. Nüüd on vaja natuke õnne. Et see Oberhofi 6. koht, et eks ta on valmis ka varem olnud, et see on just nagu ta ka ütles, eks ole, et kui hästi nüüd on võistlustel see asi kõik nagu koos nagu välja tulnud, kõik see laskmine ja suusakiirus, et potentsiaal on olemas ja Kauri kindlasti ise ka ta tunnetab seda, et ta on aastasse arenenud ja tahaks loota. Olümpiamängude kavva on uute aladena võetud seal igasuguseid põnevaid alasid ja üks nendest on ka laskesuusatamises segateatesõit, et kas meie võiksime ka sealt loota midagi head? Segateade võib olla meil tõesti üks edukas võistlusala, et 2 nais ja 2 mees laskesuusatajat, et miks mitte? Paavo Raudsepp, me oleme harjunud tegelikult juba medalitega. Eestlane on ära harjunud heade tulemustega ja nüüd me oleme tegelikult olukorra ees, kus me medalitest ei julgegi keegi väga kõva häälega rääkida. Et kas midagi on Eesti spordisüsteemis ka valesti tehtud, et medaleid ei tule? Või on see loomulik? Ega kes see siin nüüd nagu tagantjärgi on nagu kõik kavad mehed targutama, aga pigem oli nagu see, et kui need medalid tulid, et siis pidi olemagi nende medalite üle õnnelik, mitte et see nüüd jääb traditsionaalseks ja igal olümpial muidka tuleb, et ma vähe kahtlen, et see nii hakkab olema ja teisest küljest on ka hea, kui 24 aasta pärastki meil taliolümpia mingisugune medal tuleb, et ja oleks just, et neid mehigi, kes sinna 10 piiri pealegi tuleb, et poolfinaalidesse, et on midagigi vaadata, et päris kui seal nagu 10 või 20 sisse ei tule, siis on natukene kuiv, aga kokkuvõttes on ikkagi nad väga tublid poisid, kõik, kes sinna pääsevad, et tean ise, et olen 4 olümpiaks valmistunud ja ainult 1 korra peale pääsenud. Et see oli
arvuta siis ise, mitu aastat sai nagu ette valmistada ja ainult ühele peale pääseda, siis tegelikult on see ikkagi sportlasele väga suur saavutus. Loomulikult oleks tore, kui kõik mehed tulevad medaliga koju, aga neid ärjutajaid on ikkagi maailmas väga palju. Samas Kaia Parve on ju lausa 7-kordne maailmameister laskesuusatamises ja see oli juba päris ammu, et nüüd võiks juba uus medalitooja tulla küll. No kas just see olümpia, aga eks tööd nagu tehakse ja ütleme ka täna ütleme laskesuusatamises on selles mõttes nagu head ajad, et on andekaid noori, et kui me vaatame Grete Kaim ja Jurlova. Isegi neid nimesid on praegu veel rohkem, et kui me vaatame, et praegu käivad Euroopa meistrivõistlused ja täna tuli ka juunioride segateatisel pronksmedal ja mõned päevad tagasi tuli 2 kuldmedalit, siis ütleme ka järgmiseks olümpiatsükliks on selliseid tublisid noori, kellega tööd teha ja kellel on endal kõrged eesmärgid, et aeg näitab. Allar Levandi, kas sinu Calgary olümpiapronks on Otepää talispordimuuseumis? Jah, peaks olema. Igal juhul pidavalt sellega öelda tahan on see, et kuigi meil Sotšist võib-olla medaleid tulemas ei ole, siis medaleid on meil vanast ajast küll, aga need on siis Otepää talispordimuuseumis ja Eesti spordimuuseumis kõik väljapanekus ja Eesti spordimuuseum tähistas eelmisel nädalal oma 50. juubelit. Selline näeb välja esimese eestlasest olümpiavõitja Alfred Neulandi kuldmedal aastast 1920. Sellise kuldmedali võitis aga Erki Nool Sydney olümpiamängudelt aastal 2000. Just nende kiiruiskudega võitis Ants Antson 1964. aastal Innsbruckis olümpiakulla. Nende naelkingadega hüppas aga Jaak Uudmäe aastal 1980 Moskva olümpialennast kolmikhüppes kuldmedalile. Need on vaid üksikud näited spordiajaloolistest esemetest, mis on hoiul Eesti spordimuuseumis. Ja hetkel on meil ligi 138 000 museaali meil arvel ja loomulikult igapäevaselt näevad inimesed päris väikest osa sellest, aga me teeme päris palju ajutisi näitusi, kuhu me siis toome oma kogudest asju välja ja loomulikult me nende ajutiste näitustega teeme koostööd ka väga paljude inimestega, organisatsioonidega, et tuua veel täiendavat põnevat sellist varandust publiku ette. Oleme meie muuseumi ühes kõige pühamas paigas olümpiasaalis, kus on siis ära märgitud kõik Eesti sportlased, kes on jõudnud olümpiavõiduni. Et alustades Alfred Neulandiga, meie esimese olümpiavõitjaga ja tulles siis läbi aastakümnete viimaste olümpiavõitjateni Gerd Kanterini, Andrus Erbaluni, Kristina Šmigunini. Siin saalis näete siis ekraanil ka põlevat sellist nii-öelda püha olümpiatuld. On oma koha leidnud meie muuseumis seinte vahele jõudnud olümpiamedalite kollektsioon, suve olümpiamedalite kollektsioon. Paljud meie olümpiasportlased on muuseumile kinkinud oma spordisaavutuste nii jõudmisel kasutusel olnud spordivahendeid, ka neid on siin väljapanekus mõned. On siin olümpia osavõitu medalite kollektsioon ja mitmeid selliseid unikaalseid auhindu. Nii on siis spordimuuseumisse jõudnud ka ainus eestlasele antud olümpiaorden. Selle siis sai omal ajal Eesti olümpiakomitee presidendiks olnud Arnold Green aastal 2001 Rahvusvahelise olümpiakomitee presidendilt Juan Antonio Samaranchilt.
Sport ei salli siidikäppi, aga muuseumis kindlalt vahendeid võib see vaid näppi, kellel käes on valged kindad. Vutimäng ei karda loodust, toimub hoolimata ilmast, õhuniiskust, õhusoojust, muuseum peab täpselt silmas. Eksponaate tuleb kaitsta, neid ei tohi suuga maitsta, eriti ei saa ka haista, seda rohkem silma paista tuleb nendel visuaalselt. Visusuusad meenuvad siin. Langema peab ideaalselt valgus igal näitusplatsil. Sel nädalal möödub 50 aastat Ants Hanssoni olümpiavõidust 6. veebruaril 1964. aastal võitis siis Ants Hansson teatavasti Innsbrucki taljaolümpiamängudel kiiruisutamises kuldmedali. Lisaks olümpiavõidule kuulus ta sel aastal ka talle maailma parima kiiruisutaja tiitel. Aga eelmisel nädalal ilmus meediasse väga huvitav lugu sellest Calgary olümpiast, kuidas Alar Levandi ikkagi pidi teesklema seal, ma ei tea keda, ja ei tohtinud hüpata. Kuidas see lugu ikkagi oli? Miks sellised lood välja ilmuvad, ma ei tea, aastaid hiljem? Igal rahval on omad legendid. Osad legendid hakkavad omaette elu elama juba ja see on üks nendest. Mida ma tooks ühe legendi siia sellele vastamaks sellele küsimusele, et Norras on üks siuke legend, suusarahvas teab seda, et kus, see on küsimuse vormis, et kus olid sina, kui Odvar Pro kepi murdis? Kõik, vastus on läbi. Huvitav, et seda case'i seotakse väga palju ka dopinguga. Kas seal oli üldse mingi dopinguga seotud midagi või on see 0%? Ma võin öelda, et ei olnud mingit dopinguga seotud asja. Et nagu ma ütlen, see elab oma elu ja las ta siis elab. Et kui mõnele väljaandele toob see sisse kõvasti, siis andku tuld. Nädal enne Sotši olümpiamängude algust sattus dopinguskandaali Leedu ja Venemaa laskesuusatajad. Nii et tegelikult ka laskesuusatamises on doping sees käinud. Rääkimata murmasuusatamisest me teame endal siin päevast päeva loeme meediast. Paraku neid pettureid on ka laskesuusatamises ja on ka neid varem olnud ja miks nad seda võtta tahavad, ma ei tea, kas auahnus või siis või mis seal nagu on, eks ole, et väga raske nagu seletada. Sest ka suusahüpetus samamoodi, et tegelikult sa ei hakka ju kõrgemale hüppama, kui sa dopingut võtad. Võib-olla asjad on juba nii palju arenenud, et juba on võimalik, aga kunagi tõesti ei olnud, jah. Aga Salt Lake City olümpiamängudel osales ka Paavo Raudsepp, et seal ma mäletan, meil on seal terve medali komplekt ette näidata. Meil on Veerpalu võitis 15 kilomeetrit kuldmedali, samamoodi hõbemedali 50 kilomeetrit ja Jaak Mael on ka pronksmedal 15 kilomeetrit klassikas ette näidata sealt Salt Lake Cityst. Kas toona olime me puhtad mehed? Sest ma tean, et siin hilisematel aastatel on tekkinud väga palju see dopingu juhtumid. No, minu jaoks ütlesid sa nagu juba lause ära, et Paavo Raudsepp sa osalesid Salt Lake'is, et sellega oli nagu põhimõtteliselt nagu kõik öeldud, aga selle dopingu teema juures, et ma olen seda mitmeid kordi erineva nurga alt nagu rääkinud ja ma olen ausalt öeldes natukene pettunud, et üldse mulle ajakirjandus ei helistanud, et mul on tegelikult rääkida, aga ma annan kõigepealt arvenumbri ja pange raha peale ja ma räägin teile hästi palju. Aga kõigepealt annan arvenumbri. Ennem ei räägi mitte ühte sõna. Seda Bernatskit sa ei tunne, ma saan aru. Gebernitski on minu jaoks, ma ei tea ta nime ja isegi tal see ümmargune pannkoogi nägu, et ma ei ole isegi seda tänava peal kuskil näinud, et selles mõttes, et kujutada ette, kui sul tuleb nüüd see sama tädid tulevad, küsivad, kuule, et kas sa seda Gebernitskit tead? Mis sa keerutad? Ausõna, pole näinudki, kuidas sa ei ole, need nüüd koondises koos. Ja mida rohkem ma talle siis hakkan vastuseid ütlema, on seda selgem, et ma seda rohkem keerutan. Ei olegi võimalik teistmoodi üldse selle juures üldse nagu reageerida. Aga ma reageerin küll, arvenumbri annan kõigepealt arve peale, siis hakkame rääkima. See tähendab siis seda, et tegelikult sa kuulusid Eesti murmasuusakoondisesse, et seal Alaver ja Veerpalu Mae treenisid, ütleme, omaette ja sina tegelesid eraldi, et sa ei puutunud Veerpaluga nii palju kokku, et oleks näinud kõike seda pealt, millest täna räägitakse. Ma selles mõttes jah, et me olime küll koondises, aga ma ei saaks nüüd öelda, et me oleks elanud ühes toas või et ma seal midagi saaks rohkem kommenteerida, aga uskuge mind, kui panete selle raha peale, see number ei ole nii suur või väike, aga
ma teen sellest korraliku seriaali, aga ma olen väga pettunud, et keegi ei taha mulle raha peale panna. Nii et Eesti spordiajakirjanikud, otsige üles Paavo Raudsepp ja kindlasti saate sealt lõbusaid lugusid. Aga dopingu teemal me kindlasti räägime ka järgmistes saadetes natuke, aga vahepeal vahetaksime teemat ja räägiksime korvpallist, sellepärast et nädalavahetusel kohtusid Eesti parimad korvpallivõistkonnad Tartu Ülikool Rock ja BC Kalev Cramo ning selgub, et Tartu Ülikool Rock on täna Eesti parim korvpalliklubi. BC Kalev Cramo ja Tartu Ülikool Rocki vastasseis on Eesti korvpallipublikule põnevust ja pinget pakkunud juba aastaid. Käimasoleval hooajal on rivaalide omavahelised kohtumised näidanud taas, et tegemist on väga võrdsete meeskondadega. Alexele korvpallimeistriliiga esimese põhiturniiri kohtumise võitis 78-75 Kalev. Detsembris toimunud karikafinaali napilt 71-60 Rock ning reedel mängitud põhiturniiri teise kohtumise samuti Rock 75-68. Hetkel on seega omavaheliste mängude seis 2-1 Rockile. Praegu lihtsalt ma ütlen, et me oleme kaotanud selle hea sünergia rütmi ja just nagu näha kohe Tartu olemuselt ja nende mänge vaadates, siis nendel just on praegu selline hea periood, kus neil nagu kõik toimib ja kõik sujub ja nad praegu see viimast kuu või umbes isegi 1,5, ma täpselt ei tea, aga nad on ikka tõesti hästi mänginud, et tänasel päeval siin ja praegu on Tartu meist parem. Viimased 3 aastat on Kalev Rocki Eesti meistrivõistluste finaalides võitnud 4-0. Kumb meeskond sel aastal siis lõplikult tugevam on, selgub kevadel. Enne on siiski ees ootamas mitmed tähtsamad kohtumised. Ma arvan, et Kalevil on praegu prioriteedid, on seal VTB liigas, nad püüavad neid võite kindlasti, mis neid nagu seal turniiri tabelit parandaks ja meil on omad eesmärgid kindlasti Euro Challenge'is ja ka eelkõige Euro Challenge'is ja siis ka Balti liigas, nii et ma ütleks, et praegu me ei mõtle üldse, ma arvan, et isegi Kalev Cramo ei mõtle sellele, et mis kevadel siin saab, et praegu on väga tähtsad need rahvusvahelised sarjad ja nendele tuleb maksimaalne keskendumine nii treenerite kui mängijate poolt. Tartu Ülikool Rocki meeskond on käimasoleva hooaja jooksul olnud võidukas mitmel rindel. Euro Challenge sarjas on praeguseks võidetud 7 mängu järjest. On praegult jah, mänge võidetud ja nagu samm-sammult edasi mindud, et ei ole nagu näha, et nagu oleks nagu tagasiminekut tulemas, et kõik mehed nagu leiavad ennast ja oskavad nagu võistkonnal kasulikud olla. Peale pika leeduka tulekut on läinud super hästi. Ainult katsume seda hoogu hoida ja need eurosarja mängud ka siin ära pidada, mis on meile ülitähtsad. See on, et praegu me oleme kõikides turniiritabelites, kus me mängime, kus iganes liigades me mängime, oleme nagu nii-öelda mängus sees ja see on kõige tähtsam. Tuleb seda hoida ja vaadata, et kuskil ei libastuks, nii et ega võiduseeria on päris pikk all, aga tõenäosusteooria ütleb, et varsti peaks kuskilt mingi nähvaka kätte saama, et ma loodan, et seda niipea ei tule, aga peame olema igaks mänguks minema ikka nagu jälle uude mängu, jah. Erinevalt Rockist pole Kalev Cramo hooaeg plaanipäraselt sujunud. Rohkem on tulnud tegeleda tagasilöökide kui õnnestumistega. Hooaeg algas Gregori äraminekuga kohe. Ja siis kohe enne esimest VTB mängu sai Veidemann vigastada. Nii et alguses tagaliinist 2 väga olulist lüli oli meil puudu. Aga sellest hoolimata me saime asjad tööle, et paljud põhituumik oli säilinud eelmisest aastast ja ütleme oktoober, november siin ja mõned mängud detsembris me näitasime kohati väga head mängu, et aga siis hakkas jällegi pihta see, et Skeele läks ära ja siis vahepeal jälle oli Veidemann vigastatud ja siis otsisime seda uut meest ja ootasime Gregorit tagasi ja läks meil see rütm ära ja tuleb tunnistada, et me polegi seda tagasi saanud, et selles plaanis on kahju. No Allar Levandit ma olen Kalevi mängudel teinekord täitsa näinud, et istub tribüünil ja jälgib huviga. Mis mulje siis on Kalevi meestest? Meeskonda ei ole käima saadud see hooaeg vähemasti? No minust ei ole ta juba pikki aastaid käima saanud seda meeskonda. Nii reaalselt otsekohene kui ma ka olen,
kahjuks on see nii ja Rokil on ka raskeid aegu olnud, et käinud üles-alla, aga tundub jah, et praegult on neil nagu sihuke sõidu ees. Paavo Raudsepp, tundub, et Kalev näiteks on ju tegelikult tõesti komplekteerinud väga asjaliku meeskonna, aga seda, ma ei tea, kas see on treenerites või kus see põhjus on, aga seda vaimu ei ole tulnud, et millega võita. Mul sellest Kalevist pean tunnistama täitsa Kalev või see Kama 2, et Tarvas on põhivärk, seal on sünergia on olemas, sõber aitab asjale kaasa, kõik, mis ütleb hästi ja rahvale meeldib, on ju, ja võt seda oleks vaja nagu kirjutada ja selles mõttes sõber on ikka tõeline kunn seal Rakveres ja Rakvere Tarva kallal on ju, et las siis teised kirjutavad Tallinnas, mis tahavad. Ma ei saa ette küsimata, et millisele võistkonnale sina pöialt hoiad? Korvpallis põhimõtteliselt oma lemmikut ei ole, et ja ütleme, ega see Eesti liiga nüüd nii suur ka ei ole, et mis nagu minust kõige tähtsam on see, et oleks nagu konkurents, et ei ole võib-olla siin 1-2 võistkonda, vaid kui me tahame häid mänge näha, selleks on ka pallimängudes vaja kindlasti, et on tugev konkurents. Ja eelkõige ma nagu ootaks seda ja tahaks näha sellised haaravaid ja võitluslikke mänge. Nii see on, igal juhul Roki ja Kalevi vastasseis on väga suur ja vaatame, kuidas legendaarne korvpallitreener Jaak Salumets seda vastasseisu iseloomustab. Jaak Salumets palju õnne sünnipäevaks sai eelmisel nädalal 65-aastaseks. Ma ütleksin nii, et mida ma ütlesin sõnad Gerdile eile õhtu Kullamäel, et ma soovin sulle edu, aga kurat, mul teeb vinge täis, kui ma vaatan, et mingid kestasemel leedukad. 2 meest on paremad, 2 korda paremad kui meie Harju keskmised eestlased. Et see on ainuke asi, mida peame hinge tähistab. Mind ei häiri see, kui on välismaalasi palju ja värvisi. Ma olen see tüüp, kes tahab head atraktiivset korvpalli. Vahet pole. Aga 2 leedukat on nii palju suutnud, nagu öeldakse, positiivselt tuua sinna Tartusse. Et seal on mõtlemiskoht. Et miks see nii on. Ja 3. asi, mis ma räägin, seal on Kustase intervjuu, kui ta oli kuumängija, et me peame rohkem, meie tüübid pidid rohkem trenni tegema ja 2 korda rohkem. Ehk siis ma olen alati öelnud, et talenti ei maksa 99% tööd, 1% talenti. Nii et Jaak Salumetsalt kuldsed sõnad täna oleks, et kes tahab kuskile jõuda, siis tuleb lihtsalt väga-väga kõvasti tööd teha. Absoluutselt, et valu läbi peab väga kõrgel olema, mitte rääkida, et ma vaatan kogu aeg järgmine aasta välismaale ja ühel päeval on, nagu öeldakse, see karjäär läbi, ikka mängid Eestis. Et see on natuke kurb, kui sul on palju antud, siis tuleb ka endalt palju nõuda. Aga nüüd me tahaksime vahepeal välja loosida ühe raamatu. Nimelt me eelmises saates esitasime ühe küsimuse, et kui kiiresti jõudis siis eestlasteni raadioreportaas Berliini olümpiamängudelt 1936. aastal ja õige vastus on 10 minutit pärast seda, kui Kristjan Palusalu Tossand alles see võit välja kuulutati, 10 minutit pärast seda siis jõudis eestlasteni see reportaas. Igal juhul raamat on minu käes, see on Sporditähed 2013 ja üllatus on minu jaoks see, et väga palju vastajaid oli, et ma arvasin, et see küsimus on päris raskete killast, aga tuleb välja, et eestlased teavad spordiajalugu väga hästi või vähemasti oskavad väga hästi järgi uurida, kust kohast saab õige vastuse ja mul on hea meel, et Allar Levandi on täna siin, et võib-olla Allar võiks olla siis see Fortuna, kes võtab siit nende päris paljude vastajate hulgast välja selle õnneliku võitja, kes saab selle raamatu omale. Minu naise nime. Minu naine saatis ka. Nii, võib-olla siis Paavo Raudsepa naine nüüd võidab, vaatame. Minu kätte ei olnud mängus. Igal juhul siis Allar Levandi saab teha selle kirja lahti ja vaadata, kelle nimi seal sees on. Tema on siis õnnelik võitja. Alfred Baumeister. Alfred Baumeister. Suurepärane. Alfred Baumeister on siis see, kes saab selle raamatu. Me võtame võitjaga kindlasti ühendust. Aga meie saates on omamoodi traditsioon. Me vaatame, kuidas õpib suusatama ja kuidas õpib treenima Elina Pähklimägi. Seekord õpetab teda vabatehnikale spetsialiseerinud Andres Kollo ja Elina Pähklimägi saab teada, kuidas vabatehnikas paremini edasi liikuda. Olgem ausad, mul on kõrini. Inimesed sõidavad must mööda. Mina olen oma klassikarajal ja nemad libisevad minust lihtsalt mööda. Ja nemad sõidavad väga lihtsalt vabas tehnikas. Ja täna on minuga siin Andres.
tere! Tere! Andres, räägi mulle, miks saab vabas tehnikas palju kiiremini liikuda kui klassikatehnikas? Sa saad kogu aeg kasutada nii käsi kui jalgu. Tihtipeale klassikatehnikas sa kasutad ainult käsi. Seetõttu saad ka palju suurema hooaja. Väga hea, aga sina kui ütleme üks väga hea vaba tehnikasõitja, oled sa valmis mind õpetama täna? Loomulikult. Andres, miks öeldakse vabatehnika kohta uisutehnika? Sest et see on nagu uiskudega sõitmine, külje peale käib tõuge, mitte otse edasi ainult. Ja samamoodi nagu uisutamises on siis kõige olulisem tasakaal siin. Jah, kõige olulisem tasakaal ja tasakaal ülekandmine ühelt jalalt teisele. Nii. Sa pead olema kogu aeg ühe jala peal tasakaaluga ja siis mitte kahe jala peal korraga nagu klassikas saab. Ei, põhimõtteliselt ühel hetkel ma olen sellises asendis siis, jah? No enam-vähem jah. Nagu olema siin ühe jala peal on. Sul on õlg on jalaga ühel laiusel, nagu otsa alla. Mitte ei kaldu siin kummalegi poole ära. Ja siis selline asend nagu ongi. Terve sõidaja kannad seda ühelt poolt teisele üle. Ühelt poolt teisele. Ja see käib nagu puusadest. Puusadest! Ja kas ma olen põlvedest all või mul on Põlv on nagu poolkükis, jah. Ei, päris sirgete puiste liigutustega ei ole siin midagi pistmist. Ikkagi on poolkükis selline mugav asend. Ja põlv on, kas ta ei tohi vist üle minna selle varba? Ei, üle varba ei lähe, jah. Ta on umbes varbaga ühel tasapinnal, jah. Kui sa siit ülevalt alla vaatad. Okei. Nii. Ja niimoodi, ja siis kannad teisele poole üle, samamoodi. Et tunned, et sa oled mugavalt, tunned, et on tasakaal paigas ja aga kas mul need suusa tagumised osad risti ei lähe? Ei, need üldjuhul ei lähe, jah. Nad täpselt jäävadki sinna ühe suusa kohale või täpselt kõrvale jäävad siin. Küll jäävad. Vasakuga tõukab, paremal liibisel. Kas vaba tehnika suuska on vaja määrida? Ainult libisemismäärat on vaja vahest panna, et kui paremini libiseks, mitte ainult ei... Muidu ta kulub määra alt ära ja hakkab võib-olla sul suusk pidama. Nii, et seda, ütleme, seda pidamisala... Seda pidamismäärat ei ole seal, seda seal ei olegi. See on hoopis teistsugune. Uisusuusk on lühem ja kandid on teravamad, et suusk paremini peaks. Ega muud suurt vahet ei olegi. Ja põhimõtteliselt see suusk võib olla minu enda pikkune? No, umbes nii, jah. Või natukene pikem, umbes 50 sentimeetrit. Nii, küsin keppide kohta. Kui kunagi kooli ajal sai räägitud sellest, et suusakepid peavad mahtuma kaenla alla? No need on klassikakepid. Uisukepid on umbes 5-10 sentimeetrit pikemad. Aga miks nad peavad pikemad olema? Sest tõuge on kiirem ja saab nagu kõrgemalt tõukad. Paavo Raudsepp, Eesti suusaringkondades liigub selline legend, et ega Eestis klassikatreenereid on väga palju, aga uisutehnika treenereid on vähe. No jah, et ma tahaks ausalt öeldes juba pikemat aega kellegi mehega saunas kokku saada ja sellel teemal nagu rääkida, aga häda on selles, et nad tulevad kõik rohkem mind kuulama. Võib-olla ma ka ei lase neil rääkida, aga et pigem ongi see, et kui ma annan sulle ühe vihje, anna mulle üks vastu. Kui sealt ei tule ühte vastu, ei anna ma rohkem ühtegi vihjet ja Elina, et ole hea, et tule Kõrvemaale või täpsemalt öeldes mine Kõrvemaale suusatreeneri juurde. See on Eestimaa kõige professionaalsem tavasuusataja treener, et see Kõrvemaa treener on tõesti hea ja ta tunni aega teeb sulle selle asja nagu piltlikult selgeks ja sa saad pärastpoole lõpuks sõita, et sul eelmine talv õpetas üks mees, nüüd on praegu teine mees õpetas, aga käi sealt Kõrvemaalt läbi ja usu mind,
sul see suusatamine läheb oluliselt lihtsamaks ja kiiremaks. Alar Levandi ja Kristjan Oja, teie sõnum lõpetuseks, et samas väga tore, et on leitud selline meedium ehk siis tuntud näitleja, kes propageerib sporti ja julgustab inimesi suusarajale tulema. Jah, eks see ühiskond ju nii toimibki, et meie võtame sõna positiivses mõttes, käime teatrites ja anname oma hinnanguid ja oleme positiivsed ja siis, kui me saame vastu, siis nii see ühiskond toimibki. Tegelikult ta õppis ju väga hästi selle suusatamise ära, eks ole, et kui see oli tal alguses nagu võõras, eks ole, et hea näide, et kui keegi tahab ja tal on eesmärk, siis ta õpib selle ära ja. Nii et teie kolmekesi olete nõus, eestlastele siit sõnum läheb, et kõik suusarajale ja loodame siis, et nädalavahetusel on kindlasti juba suusarajad paksult rahvast täis. Jääme lootma seda. Igal juhul meie saates on ka omamoodi traditsioon vaadata üle lõbusamad videod, kõneainet pakkunud videod, mis me siis oleme internetist leidnud ja kõigepealt vaatame üle Prantsuse teevashüppaja Renaud Lavillenie suure tulemuse, nimelt ta püstitas Poolas teivashüppevõistlusel uue rahvusrekordi 6.08 ning polnud kaugel ka legendaarse Sergei Pupka maailmarekordist. Olümpiavõitja ja 5-kordne Euroopa meister Lavillenie senine tippmark oli 6.04 ja oli seejuures hüpatud siis vaid 6 päeva enne Poola-võistlust, mis kinnitab, et Lavillenie on tõenäoliselt praegu eluvormis. Muide kõrgus 6.08 ületas Lavillenie selliselt, et lati ja mehe vahele jäi veel mitmeid sentimeetreid. Ja tegelikult lootust andvad olid ka hüpped kõrgusel 6.16, ent siis legendaarse Sergei Pupka sisemaailmarekordist 6.15 jäi seekord natukene veel puudu ja see jäi püsima. Aga teiseks vaatame üle, kuidas maailma üks parimaid korvpallureid Tony Parker vabaviset sooritades siis saatis teele ühe tõeliselt koomilise vabaviske, et mis siin täpselt juhtus, ei oskagi praegu keegi öelda. Tony Parker ise ka ei ole väga palju kommentaare jaganud, igal juhul see vise sai siis tehtud unelmate liigas NBA. Meenub, et Tony Parker on valitud ka Euroopa parimaks korvpalluriks ja ta on valitsev Euroopa meister ja Euroopa meistrivõistluste väärtuslikkeim mängija, aga ütleme siis nii, et tegijal juhtub nii mõndagi. Aga kolmas video tuleb Indiast, nimelt Indiast läheb Sotši olümpiale 3 sportlast. Üks neist on kelgutaja Shiva Keshevan. Kuna Indias puudub kelgurada, harjutab ta ratastel kelkudega, sõites alla Himaalaja mägistest teelõikudest. Oma kelgu on mees ise garaažis ehitanud ja vot niimoodi siis treenitakse Sotši olümpiamängudeks. Samal ajal, kui me naudime seda huvitavat videopilti, siis olgu toodud vaatajateni veel ka paar huvitavat fakti Sotši olümpiamängudest. Nimelt esmakordselt osalevad Sotši olümpiamängudel näiteks Dominika, Ida-Timor, Malta, Paraguay, Zimbabwe, Tongo ja Togo. Nii et igasuguseid huvitavaid põnevaid riike saab näha olümpial ja olümpiamängude kavva on uute aladena võetud näiteks naiste suusahüpped, laskesuusatamise segateatesõit, iluuisutamise ja kelgutamise meeskonnavõistlus ning vigursuusatamise rennisõit, nii et ka huvitavad alad on Sotši olümpial kavas. Üks silmapaistvamaid osalejaid on aga Sotši taliolümpial mitte see India mees, vaid maailmakuulus viiuldaja Vanessa Mae, kes esindab Taid naiste suurslaalomist. Ta osaleb võistlustel mitte siis Vanessa Mae, vaid Vanessa Vanakorn nime all. Ja kui Jaak Mae ei osale, siis hea rõõm tõdeda, et Vanessa Mae olümpial osaleb. Aga Sotši taliolümpiamängude vaatemängulise avamistseremooniani on jäänud siis teatavasti vaid 4 päeva, nimelt siis reedel Eesti aja järgi algusega kell 6 õhtul on siis Sotši taliolümpiamängude suurejooneline avamistseremoonia ja rõõm on tõdeda, et juba eelmisel õhtul 6. veebruaril juba 3 päeva pärast on osad sportlased võistlustules, nii et võime öelda, et Sotši taliolümpia algab 3 päeva pärast. Kõikide nende vahel, kes siis Facebooki lehel hakkavad Spordiakadeemia fänniks. Nende vahel loosime välja järgmises saates lauamängu. Mina aga igal juhul tänan tänaseid stuudiokülalisi. Suured tänud teile stuudiosse põlemast. Te väärite kõva aplausi. Tänan ka stuudiopublikut. Ma tänan kõiki vaatajaid ja igal juhul kohtumisen siis juba järgmisel esmaspäeval kell 21.30. Nägemist!